Hea kuulaja, vaataja, täna me kohe hakkame rääkima teemadel, mis puudutavad mind erakordselt palju. See on iseendaks kasvamine, kuidas emotsioonid saavad olla tõeliseks termomeetriks ja anda signaali, kuidas käituda edasi, kas seda tegevust jätkata või pigem mitte. Ja kas võib olla emotsioonide väärkohtlemine üldse ka meie enda elus kohal. Räägime ka mehe rollist ja suhtedünaamikast ja kuidas tulla toime täna täiskasvanuna ka sellise olukorraga, kui oled kasvanud peres, kus on vanemad olnud emotsionaalselt distantsed, teinud oma parima, kuid ühendust ja emotsionaalset turvalisust pole osanud pakkuda, sest ka neil endal selle eest nappis. Sellest ja kõigest paljust muust kohe alustame. Ole meiega. Tere tulemast taas, Lilian Saage podcast alustab. Mul on suur rõõm, kui sa oled meiega liitunud alles esimest korda. Ole tervitatud ja ma saan sulle täna lubada, et meil on väga põnev vestlusteema juba ette mõeldud ja mul on täna ka külaline, kes ise ütleb enda kohta, et ma tahan olla lihtne inimene. See siin on ruum, kus mina koos külalisega võtan ette teemasid, mis mind puudutavad väga. Ja olen kuulnud, et ka teid kuulajaid ja vaatajaid tänu rohketele kommentaaridele ja ka arvamusele, et see, mida me siin jagame, on tähtis. Võib-olla esimene kord, kui sa üldse sellel teemal kuuled, et keegi nii avatult räägib. Nii et see on koht, kus on turvaline avada teemasid ja selleks on mul täna külla kutsutud Tiit Kõnnussaar, kes on mees nagu orkester. Kuigi väga lihtne. Kui ma mõtlen, Tiit, sinu peale, siis ma esimesena mõtlen kohe sinu peale, kui ikkagi minu pereteraapia väljaõppes õpetaja peale. Ja miks sa mulle meeldisid toona, oli see, et sa ütlesid väga lihtsaid asju, mis minu talupoja mõistus ilma sellise eelneva psühholoogi hariduseta suutis kinni püüda. Ja see kuidagi oli hästi oluline mulle, et hästi lihtsasti said asjad selgeks. Nii et, ja lisaks oled sa ettevõtja, oled mees, oled terapeut, oled ja nii edasi. Tere tulemast. Tere tulemast. Mis sa enda kohta veel ütled? Lihtne inimene. Jah, sa kohe alustad kõige raskema küsimusega. Mul on alati ennast keeruline tutvustada, sest et ma olen lihtsalt nii ATH, et ma võtan ette nii palju asju, mida on selgelt liiga palju. Et sellepärast ma võib-olla olengi pigem, jään selle juurde, mis sa ütlesid, et lisaks, et ma olen täna siin nagu lihtsa inimese rollis, et tõesti proovin teha seda võimalikult lihtsalt. Kasutad juba sellist väljend, nagu ma olen nii palju ATH, et võib-olla mõni kuulaja vaataja kuuleb esimest korda seda väljendit. Mis see tähendab? Või kuidas see elus välja näeb, kui sa niimoodi ütled? No põhimõtteliselt see tähendab seda, et mul on kogu aeg palju mõtteid, kogu aeg on väga palju valikuid, mida teha ja siis, kui ennast ei kontrolli, siis ma kipun peale hakkama nagu väga paljude asjadega, mida ma lõpule viia võib-olla ei jaksa või siis nagu kõige keerulisem koht on asjade lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine ja mingi seda sorti asi, aga samas nagu ideede puudust ei ole, et ehk et elu on põnev, absoluutselt. Rikkalik, põnevusest puudust ei ole, tegevusest puudust ei ole, ei sõna mingitele uutele projektidele. No ei ütlemist ma olen ikka õppinud elu jooksul päris palju. Aga endal ei on kõige raskem öelda. No just, et ma mõtlengi just, et mis seal veel on, et ei ütlemine on keeruline või siis õppimise protsessis, eks ole. Ja nagu sa ütled minu meelest, et kui paljud asjad on, mitu taldrikut on korraga õhus või mitu palju on korraga õhus, siis kuidas need ka kõik kinni püüda nii, et ükski kas siis katki ei lähe või siis ka ära lõpetada projektid, mis vajavad lõpetamist. Ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse on ikkagi kõigi nende asjade ära tegemine, mis huvi pakuvad.
ja valimine, mis üldse tegelikult nagu väärib energia investeerimist, et see on, ma arvan, selline peamine teema. See on nii huvitav, et sa alustad, sest ma kuulen praegust palju nii klientide seas kui ka koolitustel ATH on väga levinud teema. Ja sellepärast mulle tundus, et see võib-olla tasub korra sisse vaatamist, et see mõjutab meid ja ometigi, kunagi aastaid tagasi, kui väga palju hakati rääkima autismist ja Aspergerist, see oli ka nagu kulutulena kõik hakkasid rääkima, et kõigi peredes äkki olid või kõigi suguvõsades äkki olid. ATH-ga on minu meelest natuke sarnane tendents praegu. Kuidas sina seda näed? Jah, ATH-l on nagu kaks aspekti, et üks on see, mis ja ma üldse ei taha öelda, et ma olen selle valdkonna spetsialist, lihtsalt ma olen sellega nii palju oma elus kokku puutunud, et seal on kaks aspekti, üks on see, et see võib olla vabandus, ehk et vabandus selleks, et mitte muutuda, et olengi selline ja minult ei olegi nagu midagi muud oodata ja täpselt nii ongi. Ja teine pool on seletus, miks ma olen selline või mida ma siis peaksin tegema või mis mind aitaks, et aru saada, et kus on need asjad, mis teistele inimestele on lihtsalt, kus need on mulle raskemad, et mind on eluaeg ilmselt saatnud see, et ma juba paarkümmend aastat tagasi mäletan, et ma viskasin nalja, et mul on 1000 nippi, kuidas Tiitu tööd tegema petta, et eks ma tean, kuidas ennast tööle petta ka. Ehk et see, mida sa ütled, mis on hästi väärtuslik, et kui mingi seltskond inimesi kasutab seda vabandusena, õigustusena, seletusena ja lubab jääda endal muutumatuks, öeldes, et see on minu personaalia. See on minu osa ja ma ei saa sinna mitte midagi parata. Siis teine pool, mida sa ütled, on see, et mis oleks, kui see annab mulle väga selge suunise, mida teha teisiti, mida õppida, kuidas parendada, kuidas toetada ja võib-olla ka aidata teistel minuga paremini toime tulla, sest ma võin korraldada olukordi, mis ei ole meeldivad või siis mul endal ei ole meeldiv selles olukorras olla. Ja kuidas ennast mõista ja mitte oma enesehinnangut nagu ära hävitada või maha tampida, et lihtsalt objektiivselt näha enda impulsse, tendentse, mustreid, kalduvusi, et nii on palju lihtsam ja. Aga ma mõtlesin vabanduse all isegi seda, et siin muidugi nüüd avaneb nagu mega suur teema, et kuna ma töötan terapeudina ka, siis lapsevanemad tihti tulevad ju otsima lapsele mingisugust diagnoosi. Ja selle diagnoosi saamise mõte on ühelt poolt see, et lapsel muuta elu kergemaks, aga väga sageli see annab ka nagu natuke sellist vabandust, et miks ma ei saa siis hakkama vanemana või miks ma siis tunnen, et ma olen vanemana abitu ja et temaga ei olegi võimalik saada hakkama, eks ole, kui tal on diagnoos. Et see on nagu väga selline ohtlik või riskantne koht, et seal on oht vanemana natukene liiga palju alla anda ja siis selle usu toetamine, et tegelikult ka sellega saab midagi teha. Ma saan sinuga ainult nõustuda, mina näen täpselt sama praktikat, et mul on kliente, kes ütleb, tal peab midagi viga olema. Et ei ole võimalik, et tal ei ole mitte midagi viga ja mina küsin, et hästi, kui me saame nüüd teada, et tal siis on diagnoos. Mis muudab? Mis olukorras muutub? Et siis järelikult saab temaga midagi, ma ei tea, ravimid tuleb peale või midagi, aga et mina vanemana ei pea õppima midagi juurde. Et see on midagi, mida ma palju näen ja see on sama asi, mida ma organisatsioonidest näen. Et tuleb jälle keegi rõõmsa näoga ütleb, et tänu lapsele sain ise ka ATH diagnoos ja nüüd ma siis tean, miks ma selline olen ja nüüd nii on. Ja siis ma vaatan, mõtlen, et hästi, et kui see on nüüd see seisukoht, mis annab justkui vabanduse ja vabastuse. Meil kunagi kooli ajal oli kehalise kasvatus, oli vabastused, et see on nagu sarnane et mind on vabastatud arengust, isiklikust vastutusest, mõttetööst, kuidas ma saan asju teha teisiti ja märgata enda mudelit, kuidas ma siis saboteerin ennast või kuidas ma siis saan ennast toetada. Et see vabastab mind kõigest sellest vastutusest. Et see on midagi, mida ma näen tendentsina tegelikult nagu kulutulena kasvamas isegi, et näed sina ka seda, et see ikkagi vastutusest vabastamine on teema. Ja ma võib-olla näen seda isegi natukene veel
veel ühe sammu tagasi astudes nii, et me saame iga inimest vaadata kui seda, et tal on terve hulk ressursse ja tal on terve hulk tähelepanu vajavaid kohti. Ma isegi ei taha öelda probleeme. Ma ütleks, et neid kohti, kus ma pean olema eriti tähelepanelik. Ja ma täitsa selgelt usun seda, et see, et kui keegi ütleb, et ma olengi selline, see ei ole tõsi. Sest täpselt sellel hetkel, kui ma teadvustan, et ma olen selline, siis see ei ole enam muster, siis see on juba minu valik. Ja kas ma valin olla selline, on nüüd küll täpselt see küsimus, et kas ma tahan selline olla või ei taha. Ehk et kui palju ma ise ennast juhin või kes siis nagu minu elus lavastaja on, et kas minu elus on lavastaja siis mingisugune sümptom, haigus, mingisugune mõtteviis, maailmapilt või mis iganes või olen ma ise. Ja ma saan ise valida kindlasti seda, kes ma olen. Et see on küll väga selge usk minus. Ja ma usun, et absoluutselt suurviisik on olemas, aga et kui seda hästi lihtsalt öelda, siis see pigem määrab selle, kui intensiivselt, kui kiiresti ma reageerin, aga suuna määrab ikka miski muu ja see miski muu on see, mida sa tahad, et sa oled. Ja see on, ma arvan, muidu meil oleks mõtet rääkida üldse elukestvast arengust või sellest, et ma üldse tahan ennast muuta. Me saame ennast muuta selliseks, nagu vaja. Inimene on äärmiselt paindlik ja kohandub igasuguse keskkonnaga, nii et on ainult aega. Nii et ma arvan, et selle küsimuse võtaks kohe maha, et nüüd midagi ei saa teha. Mis puudutab nüüd igasuguseid diagnoose, ATH või Asperger või autism või mis iganes, siis siit me läheme natukene sinna teraapia valdkonda, aga see mõte on ju selles, et see sümptom ise ei määra ju mitte midagi muud kui ainult seda, et kuidas ma teisiti pean maailma vaatama, et selles hakkama saada. Et kui minuga midagi juhtub või ma midagi avastan, siis enda juures, et mul on seda väga raske teha, siis see on ainult sisend või info selle kohta, et okei, nüüd tuleb selles osas olla tähelepanelik ja vaadata, et mis ma sellega siis teha saan, kui ma tahan elada nii, nagu ma tahan elada. Ehk et me ikkagi lähtume sellest, et mis mu eesmärk on. Jätta, sa minust seod väga hästi kokku selle, et kui me räägime, et rääkimata diagnoosist, aga et kui ma tulen perest, kus mul on kaasa pakitud nähtamatu seljakotiga palju igasugust kraami. Kristinaga rääkisime, kuidas reisil matkal pandi kaasa see 7-kilone sink sinna seljakotti näiteks on ju, et aga et kui ma perekonnast olen kaasanud käitumist, kuidas tülitseda, kuidas armastada, kuidas maailma näha, kuidas perekonda luua, et see on samamoodi informatsioon. Minu meelest see, mida sa räägid praegust on sarnane, et kui ma hakkan teadlikuks, ma märkan, kuidas üks või teine minu seisund siis mõjutab minu viisi suhestuda maailma, kas ta saboteerib või toetab minu toime tulemist ja kas ma teadvustan endale, millist elu ma tahan elada või milline inimene ma tahan olla või kuidas ma tahan suhestuda teiste inimestesse, siis seal on minu valikud. Aga see on informatsioon. Et see ei määra meid inimestena, vaid see on ainult info alus, eks ole. Just, see määrab koha, kuhu mul on vaja kas rohkem toetust otsida, väljastpoolt midagi outsource'ida või siis olla ise tähelepanelik, et ma nagu selle koha peal üle ei lase ja tean, et see on raske, selleks on vaja rohkem ette valmistada. Just. Ma tahan sinuga rääkida ühel sellisel olulisel teemal. Ja selleks teemaks on Stella Ternaga puudutasime teemat, kuidas tema kogemus isata kasvamisest mõjutas on mõjutanud siiamaani tema paarisuhteid. Ja ma mõtlesin, et kui sa külaliseks tuled, siis ma olin kohe elevil. Mõtlesin, ma tahan kohe Tiiduga arutada, sest paljud inimesed, tõenäoliselt ka sinu maailmas on või kogemusega, paljud ütlevad, et ei, mul ei ole mingit muret sellega, et mul ühte vanemat ei olnud ja ma ei teadnudki teda ja ma elan täna täitsa täisväärtuslikku elu, mul oli tore lapsepõlv, ema ja vanaema ja kõik tagasid mulle kõik vajalikku ja ometigi me näeme, et tema elus asjad ei edene, ometigi ta tuleb teraapiasse ja vajab abi ja toetust. Ja samas tahet vaadata, mis siis puudu oli. Või siis ka oskust vaadata, mis siis puudu oli, tegelikult ei ole. Et oled sa valmis minuga seda teemat avama natukene, et mis juhtub siis, kui mulle meeldiks arutada natukene seda meeste puudumist või isa puudumist. Ja see on ka puudutanud mind, et mul on ka väga perifeerne isa olnud ja minu enda töö isaga on olnud päris sügav ja rikkalik. Ja ma näen, mida see tähendab ka minu enda lastele,
kuidas siis see üle kandub ja kuidas seda mudelit ja mustreid muuta. Ja samas sa oled ise isa ja kahe poja, täiskasvanud kahe poja isa ja ma ei tea sinu enda tausta, milline on suhe sinu enda isaga? Et räägi sellest. Ja ma kõigepealt võib-olla siin ütleks nüüd disclaimeri. Nii. Ja see disclaimer on järgmine, et selleks, et paremini saaksid nähtavaks mingid mustrid peresüsteemis, siis ma kipun tooma reljeefseid näiteid. Ehk et ärge siis palun nagu tõesti mõelge, kui ma toon siin näite, et emad teevad nii ja isad teevad nii, et siis nagu see käib sinu kohta, kallis kuulaja. Et see on nagu printsiip, mis aitab aru saada sellest, et mis tavaliselt kipub olema rohkem ühte või teist moodi. Ja tegelikkuses ma arvan, et neid halle varjundeid on seal palju rohkem, aga et need jõud, mis seda süsteemi suunavad, et need ikkagi käivad enam-vähem ühtemoodi ja see kõik lähtub sellest, et ema mõistab last esimesel eluaastal paremini, kui ükski mees iial mõista saab. Ehk et see intuitsioon ja see ilmselt ka mingisugune instinkt on see, mis tegelikult hakkab looma seda erinevust ja see lihtsalt võimendub ühes või teises suunas. Ma arvan, et see kõik jõuab lõpuks sinna välja. Nii et need näited on tõenäoliselt natuke kallutatud ja natuke liiga reljeefsed, aga lihtsalt nagu printsiibi nähtavale toomiseks võib-olla. Kui on mingi konkreetne lugu, siis seda saaks vaadata hoopis teistmoodi, aga et üldistest printsiipidest rääkides ma kipun olema nagu mustvalge, sest siis on paremini aru saada. Ma usun, et väga hästi, ma usun, et inimesed on nüüd hoiatatud. Aga kui sa oled valmis arutama minuga, et mismoodi hakkab mõjutama ühe ka noore naise või siis mehe elu, ja võib-olla ma ei tahakski mõelda seda, et naiste elu mõjutab see, kui isa on kas siis perest üldse puudu või ta on perifeerne, ta on küll olemas. Me nimetame perifeerseks seda siis isa, kes siis on küll füüsiliselt olemas, aga emotsionaalselt kättesaamatu ja ei osale siis lapse elus nii võrd määral, et olla toeks, abiks ja julgustajaks ja nii edasi, eks ole. Et kuidas see välja mängib, et arutame natuke seda, et ma üldse ei taha minna konkreetsete lugude juurde, et kuidas me näeme seda? Okei. Selleks, et kogu sellest pildist aru saada, peaks me kõigepealt üldse nagu natukene selgeks rääkima seda, et mis tähendab, et perifeerne või mitte perifeerne, sellepärast, et suhetes või peresuhetes seda perifeersust võib näha nagu väga erinevalt. Ja me räägime siin emotsionaalsest toetusest või selle puudumisest. Ehk et kas meil võib-olla kõige lihtsam on seda kirjeldada nii, et kas meil on dialoog või ei ole dialoogi. Et kas tema on minust huvitatud, mina olen temast huvitatud, kui ma räägin endast, siis vestlus ei kandu tema peale, kui tema räägib endast, siis vestlus ei kandu minu peale. Ja väike see kõrvalepõikena, nüüd see on nüüd minu ATH, et väike see kõrvalepõikena üks näide ühelt koolituspäevalt ma käisin lõuna ajal kõndimas Tartu tänavatel ja Tara puiesteel nägin siis ühte 2 inimest või 3. Ema lükkas lapse vankrit ja laps tõuksiga taga sõitis ja rääkis, emme mul on igav. Ja emme vastas, mul on ka igav. Ja see on nii hea näide sellest, kuidas vestluse fookus liigub ühelt inimeselt teisele, kui pinge kasvab, eks ju. Et laps rääkis endast, ema hakkas rääkima endast. Need nagu 2 erinevat juttu, siin ei ole dialoogi. Me teeme seda kõik sellepärast, et me oleme niimoodi õppinud, et nii käivad asjad, et kui sina räägid endast, siis mina räägin endast, on ju. Aga dialoog on see, kus kui sina räägid endast, siis ma hakkan rääkima ka sinust või ma hakkan siis nagu kuulama sind või püüan aru saada, et mis sa öelda tahad, eks. Ja nüüd, kui me võtame isa ja lapse või ema ja lapse suhte, siis just nimelt sellise dialoogi olemasolu on see, mis määrab tegelikult, kas need protsessid hakkavad liikuma ühes või teises suunas. Ehk et selleks, et paremini, minu meelest sa ütled nii kuldaväärt, sellepärast Tiit, sa meeldidki mulle. Sa ütled väga selgelt, väga lihtsalt, nii et inimesed saavad aru ja mina sain samamoodi toona aru, et sa ütled ju väga selgelt, küsimus ei ole mitte sellest, kas nad omavahel dialoogi peavad ka rääkides, vaid see, millises fookuses, kas ma kuulan seda, mida sa ütled
ja saan aru, ma saan mõista sind ja tunnistada seda, mis sinuga on. Ja võib-olla siis tulen enda juurde ja räägin, kuidas minuga on, aga enne ma tunnistan seda, mida sa ütled ja koged, eks ole. Ja et kellest jutt käib, just. On kogu aeg see sama inimene on ju. Ja, ja see loob selle emotsionaalse läheduse ja selle tunde. Just see mõistmise tunne ja selle puudumine annab selle tunde, et ma tegelikult ei ole nähtud, kuuldud, oluline ja see on see, mida ma räägin perifeersetes suhetes, et inimesed on küll olemas, aga seda emotsionaalset ühendust inimeste vahel pole. Juttu on palju, aga connection on puudu. Ja, see on see, millest me räägime palju tänapäeval. Ja see ei ole ju ainult, ma ikkagi tahan ära klaarida, et see ei ole ainult mitte isade teema, et meil on perifeersed isad, et meil on tegelikult ikkagi emotsionaalsed kättesaamatud vanemad, nii emad kui isad, erinevatel põhjustel, oskamatusest, enda ressursivaesusest, et on väsimus, on palju tegemisi, suutmatus ennast korrastada, korraldada ja nii edasi, eks ole. Ja siin on nagu, kui sa juba selle teema üles tood, siin on üks väga üldine printsiip ja see üldine printsiip on see, et me kõik, eks ju, tuleme oma seljakotiga. Seal seljakotis on hunnik erinevaid käitumismustreid, mis on need mustrid, mis jagunevad põhimõtteliselt 2 tänapäeval, et ühed, millest meil on kasu, mis on funktsionaalsed, teised, millest ei ole kasu või mis on dysfunktsionaalsed või kahjustavad. Aga neid mõlemaid tuleks vaadata selles mõttes ühtemoodi, et teatud eluperioodil on need aidanud meil ellu jääda. Ehk et need ei ole iseenesest halvad mustrid, vaid kontekst on teine. Kontekst on see, et maailm on muutunud nii palju, et me ellujäämisvajadustelt oleme jõudnud hedonistlike väärtusteni. Marja Lauristin ütles väga ilusasti, et kui rahvuslik kogu produkt ületab $14,500 per capita, siis inimese või ühiskond hakkab nagu orienteeruma ümber hedonistlike väärtustele. Võite vaadata GDP-d ja seda, millel hakati rääkima esimesest ja teisest Eestist, aga et see vahe umbes sellel ajal sisse tuli ja me oleme õppinud ellu jääma. Me oleme üles kasvanud ajal, kui peamiseks eesmärgiks oli ellujäämine, et kui vaadata kas või Vargamäe filmi või ükstapuha mida, et siis seal on näha, et see töötati ellujäämise pärast. Praegu töötatakse kvaliteedi või suhete kvaliteedi pärast ja selles suunas ja elukvaliteedi pärast. Ja see on nagu nii suur erinevus, mida on isegi nagu raske mõista, kui palju see tegelikult muudab. Ja need mustrid, mis me oleme õppinud, on pärit sellest teisest ajast, mis oli ellujäämisega seotud. Nii et me ei saa öelda, et nagu mul on halvad mustrid, sul ei ole halvad mustrid, need mustrid on aidanud sul ellu jääda kuni tänase päevani. Need on, ja teine pool veel, ma arvan, et see on pärit kusagilt Castanedast või sealt kandist, aga et on olemas selline ütlemine, et sa ei saa juhtida midagi, mille nime sa ei tea. Ja ka jungiaanlik lähenemine ja veel teised lähenemised ka ütlevad seda, et selleks, et midagi kontrolli alla saada, tuleb see kõigepealt omaks võtta. No kui te näiteks A-printsiipi teate, eks ju, seal tuleb ju tunnistada kõigepealt, et ma olen alkohoolik, siis ma saan hakata seda juhtima. Ja täpselt samamoodi, ma ei saa omaks võtta asju, mille kohta ma ütlen, et need on dysfunktsionaalsed või et need ei sobi. Järelikult ma pean nad kõigepealt tunnistama enda omaks. Jah, mul on see olemas ja selle põhjus on see, et seda oli mul kunagi väga hädasti vaja, et ellu jääda lapsena või ellu jääda noorena või ellu jääda mingis eelmises suhtes. Mul oli vaja seda mustrit kasutada. See aitas mind, see aitas mul siiani jõuda. Ja kui ma olen selle omaks võtnud, siis ma saan hakata mõtlema selle peale, kas ma teen seda vähem või rohkem. Aga kuni ma ütlen, et ei, see ei ole mina nii ei tee, siis see lihtsalt tuleb ise. Nii kõnetab see sama asi, mida ma kirjutan ka raamatus meie kaitsemehhanismidest, et need ei ole mitte head või halvad, vaid lihtsalt need on tulnud meid kaitsma, me oleme ära õppinud seda ja minu meelest on nagu, mulle hästi meeldib, mina olen olnud hästi vihane etteheitja oma elus. Ja kui mina hakkasin iseendast aru saama ja pereteraapiat õppima ja siis ma ikkagi olin nagu etteheitev. Siinkohal saan ainult vabandada veel avalikult ka, et kuidas ma ikka oma lähedastel ette heitsin, mida ma kõik olen läbi kogenud ja kuidas nad ei osanud olla emotsionaalselt kätte saadavad siis, kui mina seda vajasin. Aga kui ma täna tagantjärgi mõtlen, siis ma saan väga hästi aru, et see, mida toona see põlvkond pidi ära õppima ja tegema, just need konteksti küsimus, maailm oli teistsugune.
ellu tuli jääda, lapsed tuli üles kasvatada, võideldi majandusliku turvalisuse pärast ja siis oskuseid olla emotsionaalselt kättesaadavad oma lastele, nad ei olnud kunagi näinud seda. Mõtlen oma isa, kes oli Siberis saadetud perega, no seal ei olnud seda turvalisust, seal oli pigem hirmu, kartus tuleviku pärast, kõneleda ei tohtinud, ainult nalja tohtis teha keeruliste teemade üle. See oli see keskkond ja see lõi keskkond loob meile käitumise ja annab meile ka kaitsemehhanismid ja on väga-väga vajalikud, ehk et täna ma saan väga hästi aru, et see märkamiseks on vajalik aru saada, et minule ei pakutud seda, mida ma toona vajasin, küll aga täiskasvanuna ma vastutan sellest, mida ma sellega täna peale hakkan, mitte ei jää lõputult ette heitma ja süüdistama, eks ole. Oled nõus sellega? Jaa, absoluutselt ja ma isegi mõtlen selle Siberi näite peale, et seal oleks mõtlemine selle peale, nende küsimuste peale, mis ma just siin ennem natuke tõstatasin ka, et kas see on see elu, mida sa tahad elada ja kuidas sa liigud oma eesmärkide suunas ja mis tunne sul sellega seoses on, eks ju, kui ma oleks hakanud seal olles neid mõtteid mõtlema, siis ma ei tea, mida see oleks põhjustanud vaimse tervisega, tõenäoliselt nagu ikka midagi päris hullu. Just. Ehk et see inimese oskus valida ka, et mida ma siis mõtlen või millele ma keskendun või millele ma fokusseerin, see sõltub nii palju keskkonnast õnneks, et me saame sellega hakkama igal juhul. Aga et teatud ajal me õpime rohkem ühtesid asju ja teatud aegadel teisi. Kahjuks see kandub mitu põlve edasi, see on see probleem. On ju. Aga tuleme tagasi nüüd selle sama küsimuse juurde, et kuidas see mõjutab nüüd tänaseid suhteid? Kui me räägime ikkagi sellisest, tuleme tagasi selle võib-olla siis puuduva või emotsionaalselt kauge vanema juurde, kuidas see mõjutab täiskasvanud, kuidas nad võiksid ära tunda? Mina mõtlen seda, et sel täiskasvanul on keeruline leida sellist turvalist suhet. Seda tegelikult ei ole harjunud sellega, et keegi kuulab teda. On juba esimene selline nähtus, et ja väga sageli nad kannavad üle sellist lapselikku ootust, et keegi teab paremini, mida nad vajavad ja kuidas nad vajavad. Ja siis nad võivad klammerduda täitsa valedesse suhetesse, sellepärast, et lootus äkki ühel päeval saada ikkagi armastatud ja hoitud on see, mida me ka näeme. Aita mul siin täiendada seda, et Ma vist astuks jälle mõne sammu tagasi ja see, kuidas mina armastan mõelda, kui küsitakse seda sorti küsimus, et mis need inimesed võiksid siis teha või mis siis võiks nagu, mida nad võiks kogeda sellises olukorras, siis ma kujutan ette olukorda, kus see laps ärkab hommikul unest üles ja silmi pole veel lahti teinud. Mis maailm teda ees ootab, mis maailma ta ärkab? Kuidas ta ennast võib tunda seal, et kas ta on oodatud, kas ta tahab üles tõusta, mis teda järgmisena ees ootab, kas teda ootavad ees sellised näod või teistsugused näod? Mida ta siis tunneb, kas ta tahab liikuda siia või sinnapoole? Inimene on sedamoodi üles ehitatud, et ta proovib alati liikuda selles suunas, kus ta kulutab vähem energiat selle tegevuse peale, mida ta teha tahab. Ehk siis, et ta läheb alati sinna, kus on mugavam. Ja nüüd, kuhu ta siis hommikul läheb, kui ta teab, et ta peab üles tõusma, ta peab minema, ta peab tegema midagi, ühte, teist, kolmandat, neljandat, ma pean sööma selleks, et hommikul kodust välja minna ja nii edasi. Mis tunne seal on? Ja see võib-olla aitab nagu kõige paremini vähemalt minul aitab aru saada seda, et kuhu poole teda siis tõmbama hakkab või et kuhu poole ta siis liikuma hakkab. Ja see kehtib ka, mitte ainult laste kohta, see kehtib ka täiskasvanute kohta, et millisesse maailma sa hommikuti ärkad. Veel enne, kui sa oled silmad lahti teinud, mis see on, mis sind ootab. Ja ma arvan, et see on ka see, mis aitab meil aru saada, et mis suunas me üldse liikuda tahame, aga nüüd tagasi tulles sinu küsimuse juurde, siis see, mida ma ette kujutan, on see, et esimene asi on see, et me kasvatame sellega lapsi, kes saavad ise hakkama siin maailmas. Ehk et mul ei ole mõtet loota kellegi peale, ma pean ise oma enda reguleerimisega hakkama saama, oma emotsioonidega, oma soovidega, võib-olla ma pean isegi teisi reguleerima või proovima reguleerida mingil viisil, sellepärast, et kui keegi kodus üksteisega päris ühenduses ei ole, siis mina lapsena peaksin ju vaatama seda, et
et see asi ikkagi nagu toimiks, sest see on minu ellujäämisele elutähtsalt vajalik. Et võib-olla ma võtan midagi enda peale, võib-olla ma nagu vaatan, kui pinge kasvab, siis kuidagi nagu lähen kinnisemaks või lähen eemale või põgenen või vastupidi, lähen närvi ja hakkan nagu mingisugust probleemi tekitama, jonnima, ma ei tea, mida iganes. Aga täitsa kindlasti on sellel mõju. Ja see mõju on see, et kõige tundlikum seal süsteemis hakkab tavaliselt seda süsteemi ärevust reguleerima. Ja ärevuse reguleerimine tähendab seda, ja me ei mõtle siin seda ärevust, vaid me mõtleme seda tunnet, et midagi peab tegema, keegi peaks midagi tegema, see on see ärevus, millest me räägime. Et kõige tundlikum tunneb, et nüüd mina pean nagu midagi tegema, ükstapuha mida, aga et selleks, et see asi ära lõpeks või selleks, et see asi edasi liiguks või selleks, et see pinge alla läheks või mis iganes. Kas sa nõus, kui me räägime ka ärevusest, siis ma arvan, et väga paljud inimesed ei saa aru üldse, millest me räägime. Ma arvan, et see on üks asi, mida mina märkasin, et ma olin pikka elu juba ära elanud ja ma ei teadnud, mida tähendab enda kehas ärevus. Et see, millest sa just räägid, ma saan väga hästi aru, et inimesel tekib tunne, et tal on vaja midagi teha. Ta võtab enda peale, ta hakkab tegutsema kuidagi. Ja mina ei saanud aru, et see on minu sees olev ärevus, siis paneb mind tegema nalja, mingit kommentaari, palju rääkima, võib-olla isegi mingit jama korraldama. Mina ei saanud aru sellest seosest ja miks mul puudus enda kehaga kontakt. Ja ma tahan selle ära klaarida, et ma arvan, et me muidu räägime hästi sellisel ilusal teoreetilisel pinnal, aga mida ma näen palju on see, et väga suur hulk inimesi on kaotanud kontakti oma kehaga. Ja kuigi süsteem loob ärevust ja süsteem paneb käituma ärevuse kontekstis inimesi, kui sa küsid, ma näen ka klientide puhul näiteks, et ta istub mul kabinetis ja ta jalg käib. Ja ma näen seda ja küsin, et vist päris ärev on olla praegu. Ei ole. Ma praegu näen või et läheb kael punaseks, minul endal läheb ka korduvalt, läheb kaela aegalt punaseks ja ma ütlen, et ma näen praegu sinu keha reaktsiooni. Mul ei ole mitte mingit reaktsiooni, ma ütlen, ole hea, vaata, peegel on siin, mine vaata. Ehk et seda kontakti enda kehaga, et ma hakkaksin märkama seda ärevust, mis minu sees liigub. See on minu meelest see koht, mida muidu öeldakse, aga mul ei olegi ärevust, millest te räägite? Ma ei ole näinud kedagi, kes on ärev. Mina näen ma kodus ühte poega, kes hakkab ärevuses sööma näiteks. Mina märkasin pidudel, kuidas mina hakkasin mulliklaasi kiiremini liigutama, hakkasin rumalaid nalju tegema, räägin ja nii edasi, eks ole. On sul ka seda kogemust, et nii kaugu kehaga kontakti ei ole, see on kõik ilus jutt, aga see ei jõua kohale, sest ma ei saa aru, millest te räägite? Võib-olla siin jällegi peaks natukene veel tagasi liikuma. Mulle nii meeldib, kuidas me teeme. Mina ikkagi liigun edasi ja sina muudkui tagasi. See tants mulle sobib. Ma arvan, et kui ei ole nagu need mõisted paigas, siis me ei saa aru tegelikult, millest me räägime. Et sellepärast on see mõistete lahti rääkimine nagu tohutu oluline. Ma ei tea, kas me jutuni ka jõuame kunagi, aga mõisted saab lahti rääkida. Mis me praegust teeme siis? Jaa, näiteks ärevus. Et mina näen ärevust kui midagi sellist, mis näiteks seltskonnas, koolitusel, kus iganes. Kui grupijuht või keegi küsib küsimuse, siis tavaliselt vastab kas see, kes teab, või siis kõige tundlikum, kes tavaliselt on ka kõige intelligentsem, sest tundlikkus on üks intelligentsuse nagu baase üldse, mille peale intelligentsust saab üles ehitada, on ju, et kui tundlik ma olen, seda väiksemateks, õhemateks tükkideks ma suudan maailma viilutada ja siis neid viile eraldi vaadata, on ju. Et kõige tundlikum tunneb, et nüüd ma pean midagi tegema. Ehk et see kogu süsteemi ärevus tuleb tema peale. Siit saab edasi minna organisatsioonidesse või kuhu iganes, et miks inimesed teevad asju, mida nad teevad, mis pole võib-olla kõige mõistlikum ja nii edasi. See, et keegi kõige tundlikum tunneb kõige esimesena, et nüüd on vaja midagi teha. Ükskõik mida. Ja siis ta teeb seda, mida tal on vaja teha. Et see on see ärevus, millest me räägime. Nüüd mul läks küsimus meelest ära. Aga ma tulen tagasi selle, enne kui sa hakkad seda, võin aidata sind küsimusega.
aga et ma tulen ikkagi selle juurde, et mida mina olen kogenud oma arengus, on see, et mina olin see koolituspäevadel, sa mäletad, ma olin alati esimene, kes rääkis. Ma ei tulnud toime selle ärevusega, ma lihtsalt ei suutnud, see lihtsalt tahtis mu seest välja vupsata ja siis tundus mulle, nüüd ma saan rahulikult istuda ja kuulata. Ja see oli nii. Ja märgata ka oma enda toime tulemist selle ärevusega, mis endiselt ruumis on. Minu meelest seal on see arengu koht, et muidu jääks nagu mulje, et see ärevus on ja tundlikud jäävadki neid ärevust korjama. Aga täna ärevus tekib, loomulik, see on loomulik osa, et ärevust ei saa ära peita, jumal tänatud, et meil ärevus on. Jätke meelde, ärevus aitab meil ellu jääda. Meil on vaja seda, see ei ole halb ega hea, vaid meil on vaja, sest see annab meile jälle signaali ja informatsiooni. No arengumootor. Just. Aga samas ta annab ka võimekuse kaardistada, kui palju ma tulen toime ärevusega ja kas on minu ärevus või see on kellegi teise ärevus ja kas ma pean hüppama teiste ärevuse pärast käituma või ma ikkagi saan ennast reguleerida nii palju, et teha teatuid tehnikaid, hingata, keskenduda endale, olla kontaktis endaga ja öelda, et see ei ole minu ärevus ja see ei sunni mind tegema, ma tulen sellega toime ja annan ärevuse ja luban ärevusel olla teistes kohtades, eks ole. No ma arvan, et üldine printsiip enese arengul või enda kasvul eristunumaks inimeseks on see, et ega siis see sangpomm jääb ikka 24 või 36 kiloseks, et sina lihtsalt saad tugevamaks, see impulss ei kao mitte kunagi mitte kuskile. See impulss jääb alati alles, ma ikka tahan seda teha. Ja nüüd Katlin Schmidt on väga ilusasti ärevuse nähtamatuse ahelates rääkinud, et meil on vaja vaadelda seda enda impulssi ja mitte selle järgi tegutsema hakata. Ja see on see, mis aitab meil kõige paremini treenida seda enda musklit, enda sees, mis on vist üks kõige olulisemaid muskleid. Et ma suudan mitte olla reaktiivne. Et ma suudan tõesti käituda või valida käitumist, nagu Viktor Frankl ütles kunagi, et see, mis inimest loomast eristab, on võime valida oma käitumist, mitte reageerida. Nii et jah. Et mul jääb paus selle olukorra ja enda käitumise vahele ja see on minu valik. Yeah. Ja kui ma ei saa aru sellest valikust, mina nimetan seda kiirrongi peal astumiseks või mitte, et see rong tuleb ikka mulle siiamaani, tuleb mul aegalt või mitte aegalt igapäevaselt koolitana ka, ma ikkagi satun olukordadesse, kus ma näen, et kiirrong on ees, uksed on valla ja minu küsimus on, minu otsus on, kas ma astun sinna sisse või ma ütlen, tänan väga selle rongile, ma täna ei lähe, see ei ole minu huvi. Ja mul on valikukoht. Ja see on suur asi juba, kui inimestel tekib valikukoht. Ja, aga nüüd me jõuame tagasi, mul tuli ka nüüd küsimus meelde vahepeal. Suurepärane. Me jõuame tagasi selle keha teema juurde, et selleks, et seda impulsi märgata, on meil vaja olla kontaktis kehaga. Ja me oleme lapsena õppinud oma keha mitte märkama. Ja. Ehk et meid on õpetatud, et see, mida sa tunned, ei ole liiga oluline. Ära räägi, kui sul ei ole nagu midagi selget öelda. Eks ju, ära kommunikeeri seda, mis su kehas toimub, vaid räägi selgeid mõtteid. See on see, kus meid on õpetatud. On ju. Et ole siin kognitiivselt, mitte nagu kehatasandil. Aga ma tulen tagasi ikka selle vanemate, emotsionaalselt kaugete vanemate teema juurde. Mulle tundub, et see on nii oluline, kui ma vaatan ka seda, kuidas see puudutab paljusid, et proovime seda teemat natukene avada. Mis sa veel näed? Et mis on veel selline, kuidas ta täna just mõelda, et ma mõtlen lapsepõlve tagasi, mis ma kirjeldasin minust väga hästi, et kuhu maailma ma siis need silmad lahti teen. Ma arvan, et täiskasvanu puhul on ju ka, et kuidas ma näen seda, kogen seda maailma, kui turvaline see on, kui tahetud ma olen, kui armastusväärne ma ise tunnen, et ma olen ja nii edasi, eks ole. Ja nüüd mul on siis see vanem, kes siis annab oma parima. Ta annab selleks, et mul on kodu olemas, tal on toit laual, ta vaatab seda, et ma kooli saan või lasteaeda saan. Ta annab isegi oma nõuanded ja korraldused, et ma ikkagi oleksin viks ja viisakas, käituksin hästi, vähem tunneksin, mida ma tunnen ja rohkem tegeleksin mõistlike asjadega, nagu sa praegu kirjeldad minu meelest. Ma olen ka hästi reljeefne ja üldistav, et ma vabandan juba ette. Aga ja siis sellest juhtub midagi tuleviku täiskasvanu eas. No minu esimene mõte on ka see, et sellisel lapsepõlve kaudu sellel samal lapsel ehk siis tulevasel täiskasvanul puudub võimekus enda vajadusi märgata. Enda, nagu sa enne ütlesid ka minu, nad õpivad hästi iseseisvalt toime tulema, mis tähendab seda, et ma saan ise hakkama. Ja ma saan ise hakkama, 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 ma saan
ma saan ise hakkama, aga samas ma ei oska oma vajadusi märgata. Mul ei ole kehaga kontakti. Ma ei ole ära õppinud usaldamist, et ma saan näidata oma nõrkust ja mulle tullakse appi, ilma et mulle ette heidetakse või mind nõrgaks peetakse. Ma olen õppinud enda väärtusest arusaamist juba selle kaudu, et ma olen, mitte seda, et ma pean selle välja teenima, et hinded peavad head olema, spordis pead tubli olema, muusikas peab olema ikkagi edukas. Hea oleks veel, kui sa ilus välja näed ja sirge ja viisakas ja kõike muud, eks ole. Või vähemalt väga sobiva partneri leiad, et staatus on tähtis. Et lisa veel midagi sellest, et ma mõtlen sedapidi, et me annaksime inimestele arusaamist, et mis on see, mida üldse mõelda. Mulle hästi meeldib selline lause, et kui ma eales pole elus jäätist söönud, kus ma siis tean, et see hea on? Kui inimene pole kunagi mõelnud, et ma tänases elus on ta 24, on ta 36, on ta 52 ja mõtleb, et mul on olnud vanemad, mul on olnud õed-vennad, aga ma siiamaani näen, et ma tegelikult ei usalda teisi inimesi või ma siiamaani näen, et ma ei kuidagi, et mul takerduvad suhted või tühjus on hinges, et ma tegelikult peaksin olema nii õnnelik ja tahaks ainult ära joosta. Et nad võiksid mõelda, et seal on midagi, mis on lapsepõlvest ja ilma selle seljakoti avamiseta ei ole võimalik selles punktis, kus ta täna on, saada seda rõõmurikast ja sisukat suhet tõenust iseendaga esmalt ja siis teistega. Jah, ma arvan, et mina ei oska väga hästi ilmselt kirjeldada seda, et mis kõik on need asjad, mis siis nagu teisiti on, kui mul on vanematega olnud see dialoog või toetav suhe või midagi sellist, sellepärast, et ma pole jäätist saanud ka, eks ju, nii palju, et ma oskaks isegi võib-olla, et ma oskaks nüüd seda nagu pidada selliseks igapäevaseks toiduks, et eks see on ju ilmselt ka minu viga, et ma ei tea seda või ma ei tea, kas isegi on viga, see on täpselt see eripära on. Et sellepärast on seda raske kirjeldada, et mis kõik võiks olla teisiti. Aga ma mõtlengi seda, et Tiit, sul on ka omane või nagu ma olen kuulnud ka sind ütlemas seda sama lauset, et see probleem ei ole mitte seda, mis meil oli, et tegelikult nagu hiljem mõju omandab see, mida meil ei olnud. Just. Mul ei olnud ema, kes kuulaks mind ja valideeriks minu tundeid. Mul ei olnud isa, kes imetlusega vaatas mind kui tüdrukut või noort naist, kes andis mulle naiselikkusele tunnustuse ja imetluse, et ma olen sellest ilma jäänud. Ja kuidas see nüüd mängib välja hiljem minu tulevastes suhetes, see on see, millest ma räägin. Et minu meelest, et ma isegi tahan nagu tuua nähtavale seda puudulat osa, millest meil ei olnudki teadmist, et see oli puudu, kuni me näeme tegelikult ilminguid täiskasvanu eas. Ma praegu enda peas mõtlen, et kumb siin see olulisem probleem on, kas see, et me oleme kaotanud kontakti oma kehaga ja arusaamisega, mis mu kehas toimub, ehk siis, mille otsene tagajärg on see, et ma ei tea, mida ma tahan, ma pigem olen tähelepanelik teiste suhtes, tean, mida teised tahavad, ma ei näe oma vajadusi, ma ei saa seetõttu teha kas üldse ei suuda otsustada või ei suuda teha väga häid otsuseid või ei suuda teha otsuseid, mis mulle pikas perspektiivis meeldivad. Et ma isegi ei tea, kumb siin nagu see suurem probleem on, sellepärast, et see esimene põhjustab teist ehk see, et kui mul ei ole dialoogi partnerit lapsena, kes aitaks mul aru saada, kes ma olen, mis ma tahan, mis asja ma siin ajan, siis mul ei teki seda harjumust ja kui mul seda harjumust ei teki, siis tegelikult mul on väga raske enne midagi hakata üldse võib-olla isegi raske hakata iseenda elu elama, kui mul ei ole kontakti sellega, et kes ma olen ja mis ma tahan. Ja sellest tulenevad kõik ülejäänud probleemid jutumärkides elus on ju. Täiesti nõus sinuga. Mis sa arvad, kui nüüd, mina mõtlen ka niimoodi, et kui lapsel on kas või üks vanem, kes on kontaktis iseendaga, emotsionaalselt küps, turvaline ja pakub lapsele seda peegeldust, puhast peegeldust, aitab kontakti saada tema vajadustega, aitab reguleerida tema emotsiooni, on see küps täiskasvanu, kes tuleb toime, kui laps on ebaküps, mis on täiskasvanu roll, mina emana saades noorelt lapsed ei osanud seda oma
vanemateks, täna siiamaani õpin veel seda tegema, aeg-ajalt ikka ebaõnnestub. Aga et kui see üks vanem on siis olemas, siis kui palju see mõjutab, siis seda tuleb tagasi ka selle perifeerse isa juurde või siis perifeerse ema juurde, kumba, eks ole, kumb siis võtab selle põhirolli. Et kui palju see siis mõjutab või mida mina näen seda, et me sellistel puhkudel, kui üks vanem on olemas ja kohal, siis me sellele vanemale oleme terve vanemluse. See on üks ilming, millega mina olen rinda pistnud, et ma saan aru, et kogu vanemliku rolli eest vastutan mina emana tervikuna. Ja ma ei näegi seal seda meest kõrval. Ja mul tuli ringi defineerida, mida tähendab ema roll. Ma ei saa aru, sest mulle tundub, et ma vastutan, et kui sul on vähemalt üks vanem, kes on emotsionaalselt kohal, küps, aitab, toetab, miks meil seda teist siis vaja on? Aga see loob juba sellise kõverpeegli, kus ma võtan vastutuse mõlema rolli eest, mis tähendab seda, et mina 4 lapse emana, justkui kui ma jätkaksin samamoodi, oleksin jätkanud, siis ma toodan järgmist põlvkonda, kes ütleb, et üksinda vanemlusrolli kanda on väga normaalne, sest ka minu ema sai sellega hakkama ja minu ema sai sellega hakkama ja ehk et me tegelikult nagu toodame juba seda nagu tasakaalust väljas mudeleid. No ja vaata, siin me nüüd ilmselt peaks jälle minema sammu tagasi ja mõtlema selle peale, et me selleks, et asjadest paremini aru saada, see heuristik on see, et kui sa ei saa päris täpselt aru, siis sa vaatad liiga väikest süsteemi, siis sa pead natukene kõrgemale tõusma ja vaatama suuremat pilti ja see suurem pilt on siin, et me ei ela kunagi nii, et on üksikvanem lastega, on ju. Et vähe sellest, et see teine partner on perifeerne erinevatel põhjustel ja me võiks pikalt rääkida sellest ka, et kuidas ta sinna perifeersesse kohta üldse satub, sest et sinna ei satu ta ju ka mitte oma vabal tahtel, vaid koostöö tulemusena, on ju. Ja see on selle teise partneriga koostöös, satub ta sinna tühja kohta või kaugesse kohta, perifeeriasse. Et me peame vaatama tervet süsteemi ja see esimene küsimus on kohe see, et kui üks vanem on perifeerne ja teine ei ole perifeerne, siis mis siis kogu süsteemiga hakkab juhtuma, ehk et kes selle tühja koha siis täidab. Ja tihti täidab selle üks lastest, kas kõige vanem laps või kõige vanem tütar või kõige vanem poeg või keegi seda igal juhul täidab. Ja kuidas see teda mõjutab ja kuidas see mõjutab lastevahelisi suhteid ja nii edasi, et siin me jõuame juba sinna maailma, kus meil oleks nagu pigem vaja iga kord vaadata konkreetset juhtumit, et aru saada, et kuidas see mõjub, aga fakt on see, et tühi koht täidetakse ära, ehk et kunagi ei ole sellist olukorda, kus ongi üksik vanem, ei ole üksik vanemat olemas ja teiseks, et teine vanem, kes on perifeerne, see on samamoodi mudel ja see on mudel teises mõttes, et see ei ole mitte mudel sellele, kuidas nüüd siis ema praeguses näites, eks ju, et kuidas ema üksinda saab hakkama ja lapsed õpivad, et emad peavadki üksi hakkama saama, aga see on ka mudel sellest, et aga kuidas isa on eemal ja kuidas olla eemal ja kuidas toimida peresüsteemis olles eemal. Ehk et me õpetame ka välja eemal olevaid isasid sellega. Ja selle lõpptulemus on see, et see ei ole mitte ainult nagu ühepoolne, et naised peavadki, vaid et mehed teevadki. Ja lisaks veel, ma arvan, see, et mis kõige hullem minu arust on see, et kolmas asi, mida me õpime, on see, et ja laps peab ise asendama või laps peab ema asendama, kes on siis emotsionaalselt eemal olev või puudu olev või tööl. Ja siin mind nagu väga kõnetab. Ma saan aru, et ma avan järjest teemasid, sobib väga ATH-le, eks ole, me järjest avame nagu teemasid lahti ja viskame taldrikud õhku ja vaatame, kas õnnestub nagu saate lõpuks ka kõik taldrikud kinni püüda. Aga mind hästi paelub see küsimus ka, et kui mina mõtlesin, et minul oli vaja defineerida ringi ema roll. Ja ma mäletan, et kui ma hakkasin nagu mõtlema, mida ema roll üldse minu jaoks tähendab ja kuidas ma nagu oma käitumist sisustan uuesti, et tõesti vaadata nagu värske pilguga, kuidas ma olen ära õppinud süsteemselt oma perekonna kaudu, vaadates teisi mudeleid, mida ma täna tahan teistmoodi teha, kuidas luua ruumi just melt oma partnerile, laste isale ka olla isa rollis või usaldada, et see roll jääb siis tühjaks, kui tema seda ei täida ja leppida sellega, mis oli väga keeruline, et mitte siis tulede ja viledega siis täita siis seda kogu vanemlust ja võtta rolli sinna sisse. Et mul oli väga põnev seda ka endal vaadata ja päris keeruline teha. Ja teine küsimus on nüüd kõrvalt siin, et me vaatame ka tänast maailma, mis on muutunud.
ja mulle ikkagi ma tahan, kui sa oled mees, ma tahan ikkagi rääkida meestest. Et kuidas see tänane maailm ka seda mehe rolli sisustab, et kui me vaatame nii-öelda ajalooliselt on olnud ikkagi, et mees on see, kes kaitseb peret, mees on see, kes toob leiva lauale, mees on see, kes on nii-öelda ingliskeelne väga hea väljend, siuke protect and provide. Ja noh, kui mõtlengi kaitseb ja siis nii-öelda nagu see, kuidas see tiitul võiks provide? Pakub, jah, noh, et ta loobki sellise turvalise ruumi, eks ole, ühtepidi kaitseb oma peret terviklikult ja siis pakub ka ja nii-öelda minu meelest isegi nagu, ma saan nagu aru nii, et ta tagab kõik vajalikud ressursid, vot see on minu jaoks see provide nii-öelda, kui ma mõtlen ingliskeelse nagu sisu peale, kõik ressursid tulevad nii-öelda mehe poolt, ta loobki sellise imelise keskkonna, kus siis naine saab nii-öelda õlmitseda seal, hoida seda kodu, seda soojust, pehmust, kõike muud, eks ole. Ja täna meil on maailm, kus näeme, et naised ütlevad, pole vaja, ma saan ise hakkama, ma ei usalda seda, mida sa teed. Noh, meeste kontekstis, eks ole. Et kus siis see mehe roll on? Kus see tähenduse otsimine on? Mida see roll tähendab? Ma lähen paar sammu tagasi jälle. Mulle tundub, et see tants meeldib. Mulle vähemalt, ma ei tea, sinust ma ei saa rääkida, aga mulle see tants täitsa sobib. Ja sa ütlesid, et ema roll ja ema rolli ümber defineerimine. Ja ka naise rolli ümber defineerimine. Ja naise rolli ümber defineerimine, aga mina vaatan ikkagi nagu veel laiemalt süsteemses vaates ja ma mõtlen, et selleks, et paremini aru saada, tuleb meil mõelda selle peale, et mis toimub keskkonnas, mis toimub meie ümber maailmas on ju, mis toimub lastega ja mis toimub partneriga. Ja me saame oma rolli defineerida ainult lähtudes nendest kõigest, ehk et see ei ole päris see, et noh, et mina ja lapsed ja me loome mingi ema rolli ja ema täidab mingid funktsioonid ära, et see funktsionaalne vaade, ma arvan, ei ole piisav selleks, et mõista, mis tegelikult see ema roll on, sest ema roll on lisaks sellele, et ta on nagu laste jaoks keegi, on ta ka tegelikult vanemliku suhte rolli osa või see sõltub sellest, milline on täiskasvanute või partnerite vanemlik suhe ja milline on keskkond, millised nõudmised on keskkonnale, millised ootused on keskkonnale, mida üldse nagu, mis on selle emaks olemise oodatav väljund või see, et milliseid lapsi me tahame, eks ju, põhimõtteliselt. Ja kuna see on nii palju muutunud, siis see rolli ümberkujunemine nagunii tuleb. Täpselt sama on isa rolliga. Isa rolli kui sellist on väga raske defineerida sellepärast, et keskkond muutub täpselt samamoodi ja isa roll on erinev ka iga erineva emaga. Ütleme siis niimoodi, et noh, kui ema on teistsugune, siis on isa roll juba teistsugune, sellepärast, et isal on mingi terve rida ülesandeid, mis on vanemlikus suhtes jagatud vanemate vahel. Ja nii palju, kui isa võtab või ema võtab, siis ülejäägi võtab isa või nii palju, kui isa võtab, siis ülejäägi võtab ema ja küsimus on, kui palju sealt veel lapsed võtavad veel mingeid rolle, mis tegelikult kuuluvad ka vanemliku suhtesse. Ma arvan, et see on veel üks nagu eraldi teema. Aga et me peame, selleks, et aru saada, me peame arvestama ikkagi nagu kõiki neid komponente, et mõista üldse, et mis see ühe või teise roll on. Ja kui tõesti selles nagu vanal heal lihtsal ajal oli nii, et mees oli protector ja provider on ju, siis tänasel päeval ma arvan, et ma ei tea, ma ei oska isegi nagu sõnastada, et mis see roll on, et fakt on see, et ta pakub kindlasti mingisugust raami või struktuuri või mingisugust nagu keskkonda. Aga nüüd on küsimus, millist keskkonda see isa peab pakkuma, sest tegelikult noh, kui ütleme siis niimoodi, et seal ellujäämise ajal oli defineeritud, et isa peab pakkuma turvalist keskkonda või funktsioon ellujäämine on ju, pakub seda turvalist keskkonda, siis nüüd ta peab pakkuma täpselt samamoodi keskkonda, aga see keskkond on teiste nõudmistega, sellepärast, et meie ootused lastel on erinevad, ootused suhtel on erinevad, järelikult see keskkond peab olema erinev. Aga fakt on see, et ta igal juhul pakub nagu seda keskkonda, ta loob selle keskkonna mingil viisil. Ja samas ta ei loo seda keskkonda üksinda. Ja ta ei loo seda üksinda täpselt samuti, et see sõltub kogu sellest suhtest ja ma arvan, et maailm liigub selles suunas,
et rollid on aina paindlikumad, ehk et me ei saa täpselt öelda, et noh, see on ühe roll, see on teise roll. Fakt on see, et vanemlik suhe peab ära katma need vajalikud funktsioonid, aga et kuidas need on jagatud, see sõltub juba igast nagu sellest paarist. Ehk me tuleme selle juurde tagasi, et kuna maailm keskkonnana on nii palju muutunud. Ja muutub. Ja kogu aeg muutub just nimelt, et ja see viis, kuidas 50 aastat tagasi perekondi loodi ja lapsi kasvatati või ka kokku saadi nii-öelda paarideks. See, kuidas me täna 2026 näeme seda maailma, kuidas lapsi kasvatatakse, kuidas partnerid leitakse, on nii palju muutunud ja ka oskused selleks on nii palju muutunud. Ehk et selleks, et kaasas käia tänase maailma vajadustega ja olla kooskõlas, on meil vaja teistsuguseid oskuseid. Ja vastastikku siin ei ole nagu sugudest kinni, vaid et see paindlikkus, isegi ka see adaptiivsus teineteise suunal, mulle kõlab, et need on need edukad inimesed, kes tulevad toime, just nüüd mulle hästi meeldis see, kus sa ütlesid, see on ju koostöö, kuidas me loome seda üksust, eks ole, et mitte see, et jäik on see, et sina teed seda ja mina teen seda, vaid me näeme kogu aeg seda tasakaalupunkti, et on erinev ja me oleme valmis panustama erinevalt, aga samas me täiendame, me saame aru, mida see koostöö mõttes tähendab, mida see meie lastele tähendab. Ja nüüd iseasi, kuidas selline adaptiivsus, eks ju, ehk et kui need rollid muutuvad aina paindlikumaks, siis ma kujutan, et see mõjub paari suhtele ikkagi küllaltki väljakutsuvalt, et kui on, sest noh, ikkagi kirg tekib ikkagi erinevuste osas, aga kui juba vanemlik suhe eeldab, et me oleme aina paindlikumad, siis ma arvan, et seda kirge hoida läheb aina keerulisemaks, aga ma arvan sinna teemasse. Ärme sinna praegust läheme, aga ja ma arvan, et see ongi tegelikult hästi põnev mõelda, et kuidas siis hoida seda vestlust avatud ja võt see on minu jaoks midagi, mida ma näen palju, et ma ikkagi ütlen kriis enne kriis, et meil ei ole nagu see on üks asi, mille pärast ma südant valutan, et kuidas näha seda, et me vajame tänases maailmas teistsuguseid oskuseid. Ma mõtlen ka enda haavatavuse näitamiseks, enda vastuvõtmiseks, endast aru saamiseks. Kui mind ei ole varem lapsena õpetatud seda tegema ja mitte etteheitena, vaid teadvustada, et mul ei ole neid oskuseid, siis kus ma seda õpin? Kui ma ei ole seda täiskasvanu ära õppinud ja ma olen juba vanemaks saanud, on mul siis suutlikkust õppida ja omandada seda tee peal ja oma lastele õpetada. Või ma endiselt ei anna seda. Et võt seal on see, et kuidas hakata teistsuguseid oskuseid ka andma juba lapsepõlvest alates, mida meie keskkond nõuab. Sest me ei saa niimoodi edasi, me oleme nutikusest nii targad, aga inimsuhetest me pole kunagi olnud nii ühendatud sotsiaalmeedia kõige muuga ja uudistega, kui mitte kunagi varem pole olnud see nii kõike sekunditega, aga me oleme nii üksildased. Et see tapab inimesi. Et see on karm reaalsus. Aga siit me jõuame ikkagi tagasi sinna, et kui ma ei tea, mida ma vajan, kui mul oli iseendaga kontakti, ma ei näe ennast, siis mul on raske kõike seda teha. Mul on raske otsustada, mul on raske liikuda, mul on raske ka dialoogis olla, sest kui ma pole iseendaga kontaktis, mis dialoogi looja ma olen siis. Enne kui ma annan sulle selle küsimuse siit, mul on ikkagi veel üks küsimus, mul kohe tekkis, et mida sina oled õpetanud oma 2 pojale? Selles kontekstis just, et kuidas nad paremini toime tuleksid? Mis on see õpetus või kink, mida sa oled isana teinud? See on nüüd nagu küll hea. Enne kui ma selle küsimuse veel annan. Eesti keel on selles suhtes suhteliselt masendav, et mida sa oled õpetanud, võib nagu tõlkida 2 moodi, et mida mina olen püüdnud õpetada või mida nad on ära õppinud. Ja vastus teisele küsimusele on see, et selleks sa pead nemad siia kutsuma ja nende käest küsimusest mina ei tea, mis nad on ära õppinud, mida ma olen õpetanud. Ma juba alguses tahtsin sulle vahele öelda, et iga vanem, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga et ta ütles minu arust väga toredasti, et absoluutselt kõik vanemad on liiga noored ja kogenematud, et oma lapsi kasvatada. Sealhulgas ka mina eriti, kuna ma olen nad nii varases vanuses saanud. Nii et ma pole üldse kindel, et ma neile olen nagu midagi õpetanud. Ma ei tea, seda peab nende käest küsima, mis nad on õppinud.
ma viilin sellest vastust. Ma saan aru ja ma just ei mõtlema, et ma siis tulen, ma saan samaga vastata, et Katrin Saaliga me rääkisime, et enne 25. eluaastat ei tohiks ühtegi mõistlikku otsust teha, et veel pole valmis selleks. Mina selleks ajaks olin juba 2 lapse ema, kui ma 25 sain, eks ole, et aga ma arvan, et tänases päevas istus siin, olles 49 ja minu kõige noorem poeg on 15, eks teised on juba vanemad. Ma arvan, et see kink, mida ma ise mõtlen teadlikult, mida ma tahan anda, ma tõesti teadlikult tahan anda oma lastele, on elada oma elu selle teadmisega, et ma olen kontaktis oma kehaga ja elan oma elu, mitte panna kohustust, vastutust neile minu elu eest. Ja näidata neile, et eeskuju, et nii on õige või võimalik viis, mitte õige, vaid ainuõige, vaid see on võimalik viis elada. Ja siis luua suhteid ja hoida neid suhteid teistega. Seos ka nendega, siis oma partneriga ja teiste lähedastega. Et ma teadvustanud olen küll, et see on üks kink, mida ma jätkuvalt tahan anda. Aga ja nagu... Ma arvan, et see, et kuidas olla rohkem sina ise on nagu alati selline kõige kindlam asi, mille suunas liikuda. Meil on siin podcastis selline komme, et iga eelnev külaline kirjutab järgmisele külalisele küsimuse. Eelnev külaline oli Helena Laus ja ma ei tea, mida Helena siia kirjutanud on, olen väga põnevil. Nii et Tiit, vaata, kas sa saate ma käekirjast? Loe mulle ette. Ma loen sulle ette. Mul oli prill. Aha, ma loen sulle ette. Milline on sinu pilt iseendast 10-20 aasta pärast? Milline küsimus. Milline inimene sa oled? Vot, mis küsimuse me saime kogu aeg siin soendasime seda küsimust, eks ole. Milline inimene või milline on sinu pilt iseendast 10-20 aasta pärast? Või valida 10 aasta pärast või valida 20 aasta pärast? Milline inimene sa oled? See on peaaegu nagu, mis on elu mõte ikkagi. Ma ei tea, mis aspektis või mis valdkonnas see küsimus võiks olla, aga et võib-olla esimene mõte või esimene impulss, mis mul pähe tuleb, on aktiivsus ja uudishimu. Uudishimulik. Ma arvan, et mul on praegu terve hulk õpetajaid, kes on just seal 78, 68, isegi 88 ja nad kõik käivad koolitustel aktiivselt ja arendavad ennast, et ma arvan, et see on ikkagi nagu üks oluline asi, et olla uudishimulik iseenda ja teiste suhtes ja maailma suhtes. Et see tundub mulle nagu kõige olulisem väärtus siin elus üldse. Ma loodan, et avatus kipub jääma tavaliselt vanusega väiksemaks, sellepärast et sünapsite ümber ehitamine nõuab palju energiat. Et pigem on hea lasta mingit vanu mustreid, aga avatus uuele võiks olla ikkagi nagu asi, mis on väärtuslik kindlasti. Ma arvan, et ma tunnen ennast paremini. Paremini tänasest? Absoluutselt kindlasti. Kuidas sa seda mõõdad? Seda ei saagi mõõta. Juhina sa ikkagi ka tead ju, et seal on ikkagi küsimus kohe, et kuidas sa mõõdad. Kui ma kuulen seda, see on hästi, sa ütled ka, et uudishimu ja avatus ja ma tunnen ennast paremini. Mis mõõtmes? Ma tunnen iseennast paremini oma mustrite, oma impulsside, oma varjude osas. Võib-olla ma arvan, et selleks ajaks ma olen veel mõne enda varju kasutusele võtnud, mis ma siiamaani nagu eeldan, et mul ei ole või ma ei taha, et kasutan neid. Jah. See vist on päris oluline asi ka, et nagu olla iseendast tugevam, et see jõud on kasvanud veelgi. Ehk siis oma impulssidest tugevam. Midagi sellist. Jah, et tunda ennast paremini selles versioonis, kes siis märkab oma impulsse, on tugevam neist,
oskab oma varju kasutada enda hüvanguks, enda teenistusse võtta selle varju ka. Ei raiska energiat selle varju peale. Ja võib-olla ikkagi seesama asi, et ma olen rohkem mina ise, ma julgen olla rohkem mina ise, ma olen rohkem mina ise. Et see iseendaks saamine, iseendale koju jõudmine oma südamesse. Nagu Ken Wilber ütleb, sissepoole kaar ikkagi väga hästi võiks töötada. Ja aitäh sulle selle vastusest. Jäin kohe mõtlema ka, et kus ma ise 10-20 aasta pärast saan hästi palju samastuda, et mind tohutult inspireerivad, kui ma vaatan ka iseenda teekonnal, kus ma käin kogemas erinevaid professoreid ja inimesi, kes on pigem 70-80 vanad. Ja käisin just Rotterdamis Maurice Jandolfi seminaril ja nähes seal teisi kolleege, ma imetlusega jälgin nende uudisimu siiamaani. Avastusi, mida nad teevad tänasel päeval, nad ei ütle, no ma olen ära õppinud ja seda niimoodi tehakse. See tohutult inspireerib mind, et kuidas hoida seda uudisimu, kirge, avatust, just mõlemal suunal. Üks on enda suunal ja teine on maailma ja teiste suunal. Ja ma ei tea, kas sinuga on, aga ma mõtlen, et meid on õpetatud ikkagi, meid, mina mõtlen oma põlvkonna, kui ma mõtlen meie peale, oma põlvkonna inimeste peale, sündid 77, see kant siis, et iseenda peale mõtlemine on isekus. Ja see on selline egoistlik varjund. Ja ma arvan, et ka julgeda uudishimulikult olla isekas ja endast aru saada. See mind hästi nagu sütitab. Võib-olla teine asi, mis mind nagu sütitab, on ka avatusega, aga julgeda teha neid tegevusi, mis tunduvad teistele sobimatud. Või nagu, et mitte, ja ma mõtlen nagu mitte seda, et provotseerida teisi, vaid julgeda teha neid tegevusi, mis mulle tunduvad õiged ja kartmata seda, et nad on teistele sobimatud või teiste arvamusi seal juures nii-öelda nagu kuulata, mis piirab siis enda vabadust teha ja tajuda ka piiri, mis on nagu, et see ei läheks teistele liiga tegemiseks, aga tõesti õppida kuidagi enda energiat, enda valikuid, enda südant kasutama, et ma arvan, et see on üks asi, mida mina olen ikkagi õppinud läbi viimaste aastate või viimase 10 aasta. Ma olen kartnud hästi oma seksuaalsust ja energiat ja oma seda dominantsust sest ma arvan, et seda on kõike nii palju kuidagi. Ja et mitte valesse võtmesse üldse panna, aga et õppida olema see mina ehe. Vivianiga me rääkisime sellest nii, et kui siin on loodud ookeaniks, siis me ei saa pressida ennast järveks, eks ole. Ja vastupidi, et me ei saa kuidagi olla nagu keegi teine, et mulle tundub, et mulle meeldiks mõelda, et 10-20 aasta pärast ma olen olnud kooskõlas pikemat aega iseendaga ja järjest rohkem uudishimulikult vaatan, mida ma veel tahan ja kus on veel need sopistused, mis on veel peidus või märkamata. Ja see, millest sa räägid, eristumine, nii nagu Ellen Bader ja Marta Kaupi on seda defineerinud, eks ju, et eristumine on kõigepealt esimese asjana aru saada, mida ma tahan, mida ma soovin, mida ma vajan, mida ma mõtlen ka siis, kui teised mu ümber tõenäoliselt arvavad või mõtlevad või usuvad hoopis teisiti, siis teise asjana võime või ikkagi võime valik. Kui ma tahan, siis ma suudan välja öelda seda, mis ma arvan, mõtlen, tunnen, tahan, soovin, ka siis, kui see teistele ei meeldi. Ja kolmas on see, et kui keegi teine seda sama asja teeb, ehk siis ütleb seda, mis mulle ei meeldi välja, siis ma suudan jääda rahulikuks, kindlaks, empaatiliseks ja uudishimulikuks. Ehk et seda uudishimulikult kuulata, et see on see, ma arvan, mis ikkagi kirjeldab seda iseeneseks olemist üldse kõige rohkem, mis on kõigi suhete eeldus. Ega me ei saa olla suhtes, kui me ei ole ise või me oleme vähem suhtes, kui me oleme vähem ise. Et see isekus selles mõttes on hädavajalik, sest ma arvan, et siin on kõik tasakaalus, et kas ma olen konkreetselt kontaktis sinu vajadustega, siis ma kaotan enda ära või ma olen kontaktis enda vajadustega, siis ma kaotan sinu ära, aga et kuidas olla kontaktis mõlema vajadustega piisavalt, et olla uudishimulik nii enda kui teiste suhtes. Ja siin ongi see minu jaoks ka nagu tänase maailma nagu paradoks peidus, et
et me ikkagi räägime ka kui me mõtleme paarisuhete peale, et siis palju räägitakse seda, et me tänastes suhetes lahkutakse liiga kiiresti, eks ole, et me oleme ära õppinud selle, et kui suhe ei sobi, siis mina ka järgmisse suhtesse, et ära pikalt konuta, ära pikalt, ega suhe pole vangla, kus tuleb ära istuda, eks ole, et erinevaid asju, minust oli see väga hea väljend, tõesti ta ei ole vangla, kus tuleb ära istuda. Ja samas on meil eelmised põlvkonnad, kes pidasid abielu nii pühaks, et sealt ei saa lahkuda, sealt ei tohi lahkuda, olgu või tülide hinnaga, aga jumala eest, et püsime koos sellepärast, et niimoodi jäädi kellu. Et see on samamoodi tasakaalu leidmine, eks ole, et kuidas mitte liiga kaua püsida suhtes, mis on enam-vähem, mis ei aita tegelikult liikuda. Õnnelikkust ei tekita, aga samas nii rahulolematust ka ei tekita, et teeksin midagi teist. Sa teed nüüd lahti ukse, mille peale nagu ma hingan sügavamalt sisse, sellepärast, et abielu vanglaga võrdlemine on selles mõttes nagu ägedalt vale metafoor, et vanglas sa istud. Ja kui sa abielus istud, siis see on jama. See, mida on vaja, on see, et sa teeksid seal midagi. Et suhe on töö, suhe ei ole istumine. Mul on nii hea meel, et sa selle peale aktiveerud, ja samamoodi ma ütlen, et ja kui me mõtleme ka seda liiga kiiresti ära minemist, siis et nii kui läheb ebamugavaks, siis me lahkume sealt, eks ole. Ja mina mõtlen ka samamoodi, et sellepärast ma ka ju oma raamatusse kirjutan seda suhteauditit, aga et suhteaudit ka, pühendunud suhteaudit algab ju auditist iseendaga. Et see ei saa baseeruda sellele, et me võtamegi selle oma meie vahelise suhte ja hakkame seda auditeerima, aru saamata, kust mina endaga olen. Tuleme jälle tagasi selle juurde, selle isikliku vastutuse juurde, et kui mul on endaga kontakt kadunud, sest me sünnime kontaktiga endaga, ma rõhutan, meil kaob kontakt, me ei ole nii, et ma olen sündinud nii, meil kaob ära kontakt, ära mõtle nii, ära tunne nii, ära usalda, vaata, et teistel oleks hea, ära ole liiga lärmakas, hakka jälgima või siis, kui mul ei ole piire pandud, siis ma tegelikult ei arvesta teistega ja sõidan teistest kõigist üle ja teised peavad minuga õppima arvestama, et neil on mitmed erinevad nüansid, eks ole. Ja siis ma tulen sinna suhtesse ja selle asemel, et mitte küsida, kuidas selle suhte õnnelikuks teha ja kui vangla see mulle siis tundub. Et küsimus võiks olla esmalt, et kas see suhe, kas see inimene on see inimene, kellega ma tahan seda suhet üldse luua ja kas ma olen pühendunud, et temaga koos seda suhet teha, just sellest keskkonnast ka, millest me enne rääkisime, et ma olen valmis temaga looma keskkonna, kuhu võib-olla sünnivad ka meie lapsed. Aga et mitte see, et palun tehtagu, eks ole. Ja siis mina rahulikult ootan, kuni see kõik valmis saab ja siis vaatan, kas on ka selline ilus loss, kus ma tahan elada, eks ole. Kuidas sina mõistad suhteks töö tegemist, sest see on ikkagi eestlastele meeldib töö, tee tööd ja näe vaeva, küll tuleb ka armastus, kõik me teame, armastust ei tulnud. Et see on ka nagu tegelikult suke huvitav. Kuidas sa näed seda tööd suhtes? Tooksin jälle metafoori, mis loodetavasti töötab, et lastekasvatuses ma tegin Gordoni perekooli koolitusi vahepeal päris palju ja seal vanemad rääkisid tihti, et nagu kuule, aastatuhandeid on hakkama saadud niimoodi, et on nagu intuitiivne kasvatus, et me võiks ju intuitiivselt lapsi kasvatada. Aga et see, mis intuitiivne kasvatus on see ju, mida meiega tehti, kuidas meid kasvatati. Ja see intuitiivne kasvatus lõpeb ära täpselt selle koha peal, kus tulevad mobiiltelefonid. Et mitte keegi ei tea, mida teha lastega mobiiltelefoniga. Viimasel ajal nüüd natuke juba hakatakse teadma, aga enne mingi 10 aastat tagasi see oli nagu nii suur küsimus, me ei osanud nagu mitte midagi, me ei osanud piire panna, me ei osanud mitte midagi teha, sest meil ei olnud seda intuitiivset kohta, meid ei olnud kunagi piiratud mobiiltelefoni kasutamisel ja nii edasi. Et ma polnud lapsena ühtegi telefoni ära kaotanud, on ju. Et ja suhtes on täpselt sama asi, et meil ei ole seda intuitiivset mudelit, sest suhte eesmärk on olnud hoopis teine ellu jääda, on ju. Ja meil ei ole seda, me peame teadma, mida me saame teha selleks, et see suhe oleks kvaliteetne või et see suhe oleks nagu selline, kus me tunneme ennast hästi ja seda on vaja õppida. Sest seda ei ole mitte kuskilt võtta, pole olemas intuitiivset suhet, siis see on ainult ellujäämisele orienteeritud suhe. Ja see ei tööta praegusel ajal enam. Mul väga meeldib see, kuidas sa seda nagu mõtestad, et mulle tundub ka, et oluline ei ole mitte niivõrd see, et mida me seal suhtes teeme, vaid me üldse hakkame teadvustama, et suhtes olemine, suhtest aru saamine on samasugune teadmus ja oskus. Et see ei ole lihtsalt nii, et ma jäin mõtlema kohe,
et mina mäletan, kui mina oma esimest last ootasin, siis öeldi hästi, et perekooli tuleb minna sellepärast, et tuleb õppida sünnitamist ja lapsest hoolitsemist. Sest no muidu laps äkki ei jää ellu ja muidu äkki sünnitus läheb raskeks. Keegi ei öelnud mulle, et ma saan aru, et te olete juba paari suhtes, et nüüd õpime palun suhteoskused ka selgeks. Või et mida see suhe üldse tähendab või et mida tähendab üldse teineteise märkamine või mida tähendab üldse konfliktide lahendamine või mida tähendab, kui suhtes läheb keeruliseks. Kõik teame, et uuringud ütlevad 4-6 aastat jõuavad paarid liiga hilja teraapiasse. Saab seda, et liiga palju kogetakse seda valu, vaeva, pettumust, frustratsiooni, üksildust, kuni siis üks ütleb, ma tahan ära ja teine ütleb, lähme teraapiasse. Õnneks on järjest rohkem neid paare, kes ütleb, suhe on nii tähtis, et ma tahan, et keegi tuleks meil appi, et see suhe säiliks. Järjest rohkem on neid paare tulemas. Aga endiselt on tendents selline veel, et me näeme, et see on nagu selline kiirabibrigaad, kes siis kutsutakse appi, kui nii raskeks läheb, et kannatanu enam ei hinga, et siis tuleb nagu tagasi elule kutsuda. Ja siis, kui elule hingama hakkab ja süda hakkab lööma jälle, siis lõpetatakse igasugune toetav tegevus seal juures. See on see, mida ma palju näen ka nagu keskkonnas. Aga kui ma mõtlen ikkagi, tulen tagasi selle juurde, et mina ütlen küll, et mina olen 3 aastal järjest nüüd oma tänase partneriga teinud suhteauditit. Ei ole olnud mugav, aga on olnud päris põnev ja avanud teemasid, mida ma arvan, ma mitte kunagi muidu poleks rääkinud. Sina, kes sa oled teadlik, kui palju sina oled teinud selliseid ja ma ei arva, et võib-olla läbi teinud, ma ei saa küsida, kas sa oled minu raamatuga alusel suhteauditit teinud, aga et oled sa oma paari suhtes võtnud ette sellist teadlikku auditeerimist või teadlikku arutelu teemadest, mis tegelikult annavad sulle või su partnerile võimaluse tunda ennast nähtuna, kuulduna, märgatuna ja mis on see sinu vajadus kuulduna, nähtuna, märgatuna. Mis on see meie ühine platvorm, mis hoiab meid koos, mis on need unistused eraldi ja koos ja nii edasi, eks ole, et selline väga nagu mõtestatud, aga teadlik liikumine, just see teadvustamine, see töö, nii-öelda, mida sa enne ütlesid. Ja kusjuures ma nüüd rõhutan, et ma ei olnud raske töö. Ma ütlesin, et see on töö. Et see peaks olema teadlik, teadvustatud tegevus. Aga selleks, et nagu seda küsimust vastata jällegi, ma pean jälle minema tagasi mõne sammu. Kuule, räägi Tiit, mis tantsu nimeks me paneme? Ei tea. Sambas ei ole. See on see, et me peame ikkagi defineerima nagu kõigepealt selle, millest me räägime üldse ja et miks me sellest räägime. Ma pean rääkima natuke emotsioonidest. Kindlasti nagu hea teema meeste rahva poolt on ju rääkida emotsioonidest. Väga vajalik. Ja, aga et suhe on kindlasti see koht, kus tekivad nagu tugevad emotsioonid. Ja mina arvan, et mina tahaksin võidelda emotsioonide väärkohtlemise vastu. Ja emotsioone väärkoheldakse nimelt niimoodi, et osasid emotsioone nimetatakse halbadeks emotsioonideks. Osasid nimetatakse headeks emotsioonideks. Ja minu arust see on halbade emotsioonide ahistamine, sellepärast, et igal emotsioonil on funktsioon. Positiivne või mugav emotsioon ütleb, et tee seda rohkem, mine sinna, ole avatud, võta seda rohkem vastu, siin on nagu hea, tore, turvaline ja avane rohkem on ju. Et kui mõelda nagu mingi ainurakse peale, siis et mine sinna poole ja ole seal, eks. Negatiivsete emotsioonide eesmärk on see, nad ei ole negatiivsed, nad on ebamugavad tegelikult, eks ju. Ebamugavate emotsioonide eesmärk on täpselt samasugune. Öelda, et ära mine sinna, ära tee seda, ära käpi seda rohkem, tule sealt eemale, jäta järele, proovi sellest edaspidi hoiduda. Ehk et me võiksime vaadata neid pigem nagu termomeetrit. Emotsioon on info ja see on oluline info. Kui ma seda infot ei tõrjun või ütlen, et oi, see on halb emotsioon, ma ei tohi seda tunda, siis ma ei saa seda infot sellest asjast, mis võib olla äärmiselt oluline. Ja nüüd, kui me võtame emotsioone kui infot, ja ei dramatiseeri neid, et sa tegid mulle halva emotsiooni, nüüd sa oled süüdi, on ju. Vaid, et ma sain infot millegi kohta, millega ma ei ole rahul,
millest ma pean edaspidi proovima hoiduda, kui ma tahan ennast nagu mugavamalt tunda, millele ma peaksin teisiti reageerima, teisiti suhtuma, millega ma peaksin edaspidi arvestama. Eks ju, see on väga oluline informatsioon, mille me paneme tegelikult nagu kuskile, nagu tühistame selle tegelikult, või me ei märka teda, või me paneme ta enda tähelepanust välja, me tõrjume teda kogu aeg. Ja see, et me kogeme erinevaid emotsioone, see on ju väga oluline info selle kohta, kuidas edaspidi oma nagu plaane teha, oma käitumist planeerida, oma tegevusi, oma elu planeerida. Ja see ühtlasi aitab meil olla kontaktis iseendaga, oma kehaga, kõigega, sest see info tuleb ju kehast, me paneme sinna mõtte juurde, eks ju, meil on see kehaline, mis see sensation, nagu taju või kehaline tunne ja aisting. Just. Ja me paneme sinna mõtte juurde, eks ju, see on emotsioon. Aga et see suur loogika on see, et nii kaua, kui me eitame negatiivseid tundeid, nii kaua me tegelikult nagu tühistame kõik miinuskraadid. Et me ei räägi üldse ilmast, kui väljas on nagu miinuskraadid, eks. Ja sellega me lõikame ka ära oma kehataju, et me püüame seda nii väga eitada. Aga nüüd lähen mina 2 sammu tagasi. Nii. Ja mind väga kõnetab see, kui seda emotsiooni ei tohi väärkohelda ja ma arvan, et see on üks asi, mida mul endal on vaja olnud õppida, et kuidas, kui ma lapsepõlves ei ole kogenud emotsioonide turvalist tundmist, ära ole vihane, ära ole kurb, ära ole hirmul, ära ole seda, ära ole teda, ära tunne mitte midagi, ära tunne. Ja siis tunne rõõmu, sellepärast, et see, nii nagu sa ütled, eks ole, need head emotsioonid, kerged, rõõmsad, toetavad emotsioonid on hästi tahetud ja imetletud ja need on lubatud. Ja ma isegi ütleksin lubatud ja lubamatud emotsioonid. Et need rasked emotsioonid on lubamatud emotsioonid, millega ei ole teised suutnud toime tulla, kui kellelgi nad on. Ja tänu sellele on tekkinud arusaamine, et need on midagi, mida tuleb karta. Ja minu meelest seal tekib see mehhanism. Ja sa oled süüdi, kui sa need teisele tekitad. Just, ja just ma arvan, et see on ka hästi oluline, mida sa ütled. Ja kui sa peaksid tekitama neid raskeid emotsioonid teisele, siis sa oled tõesti süüdi. Sa oled ikkagi tõesti nagu surmapatus süüdi ja sa peaksid midagi kiiresti tegema, et heastama talle need emotsioonid või vähemalt käituma teisiti, sellepärast, et see on see kindel signaal, sa oled valesti käitunud, sa oled teinud midagi, mis on lubamatut. Ja mulle tundub, et endale, mida ma olen õppinud, mulle hästi, ma räägin, see tunnete teema on nii oluline, sest mina ise ei olnud lubatud, ma ei osanud tundeid tunda, nagu ma ütlen, et kehaga oli täitsa dissonants olemas, et ma ei tundnud oma tundeid, ei saanud aru. Et kui ma täna saan aru, mis minu sees toimub ja kui ma oskan seda ise kõneleda, aru saada, mõista, aga tõesti nagu siit jõuda kehasse ja samas omada seda ilma teisele süüd panemata, seal tekib minu jaoks suhte mõttes nagu selline ilus, turvaline keskkond ja kui siis partner õpib samamoodi nägema, et see ei ole mitte teineteisele süü tekitamine, vaid et mul on turvaline koht, kus ma saan rääkida, mida ma tunnen, kuidas ma tunnen. Ja teisel tekib ressurss mind kuulata. Seal läheb minu jaoks see paarisuhte töö lahti. Et me avame seda haavatavust, tundemaailma ja saame aru, et see on tohutu infoallikas, mis annab meile signaali, kuhu liikuda, kuhu mitte, kas partneritega koos või ka individuaalselt. Sest võib olla, et minu endaga on asjad paigast ära ja ma olen rahulolematu minu enda eluga toimub, minu enda mis see muud üldse olla saab, sest emotsioon ju ongi minu põhimõtteliselt ebamugav emotsioon ütleb mulle seda, et sa, hästi laialt öeldes, et sa elad oma elu valesti, ela teistmoodi on ju. Põhimõtteliselt see on see, mida ta ütleb. Ja kui ma seda eitan ja ütlen, et sina oled see, kes teeb mulle neid halbu emotsioone, siis ma juba nagu panen selle emotsiooni põhjuse valesse kohta, sest et see on minu elu, mida ma olen valesti, mitte sina ei tee midagi valesti minu elus. Ja, aga ma just ei mõtlema, et selle ära siduda, et kui ma ise olen rahul olematu oma tööeluga näiteks, või ma ei tule toime piiride panemisega oma töö juures, ma tunnen, kuidas ma annan rohkem ära, kui ma peaksin, või ma ei tegele oma tervisega nii, nagu ma soovin, või et ma ei oska kontakti saada oma lastega, või meie lastega, aga ma ikkagi näen, et ma tahan olla keegi teine või käituda teistmoodi. Et mul on palju rahulolematust. Ja siis projektseerin, peegeldan seda kõike ainult suhtesse ja ütlen, vaata, sina teed, sest sina tegeled lastega nii palju. Sinul on töö juures asjad paigas. Sa jõuad isegi trenni teha. Ja kuidas see hakkab omamoodi mängima oma tsüklis. Et see on minu jaoks hästi põnev, et
tõepoolest tunded on selleks, et tunded annavad info, et otsustada, mida sellega peale hakata. Ja veel üks mõte, mis mul tunnetega käib, et mina ise oma klientidele ütlen nii, et kui mind on õpetatud lapsena tundeid ära peitma, alla suruma, ära külmutama, see on nagu sügav külma panemine tallele. Ja ma järjest portsjonite kaupa olen neid ära pannud. Ja seal on päris palju juba sügav külmas. Ja siis mul äkki keegi tuleb mu teele ja ütleb, et kuule, hakkame nüüd tunnetest rääkima, et kuule, ma olen piisavalt turvaline, et hakkame nüüd sellest kõigest sügavkülmast sul nagu toitu tegema. Mis juhtub selle toiduga, kui sa siis korraga kõik selle välja tood, et me ei tule toime sellega, et meie närvisüsteem on pannud tallele need asjad, sellest meil ei ole kas olnud turvalist keskkonda, meil ei ole suutlikkust olnud sellega toime tulla. Ja nüüd me peame ka roog-roa kaupa ikkagi hakkama nagu seda ülessulatamist ka tegema, mitte see, et me korraga ühe hetkega siis võtame kogu see sügavkülma kraami nähtavale ja ütleme, et no küll me kahekesi ära tarbime, et ära muretse ja mõni lähebki halvaks ja ei juhtu midagi. Ehk et see protsess, et ma hakkan oma tundeid tundma ja luban kogeda oma kehas ja kuidas on turvas, et ma teen midagi, mida ma varem teinud ei ole. Sellel tuleb ka aega endaga leebe olla ja on väga vajalik, et mul ehk on keegi, kes saab aru, mis see protsess tegelikult tähendab. Ja ma arvan, et see, et keegi aitab neid sulatada, on oluline, aga ma mõtlen ka seda, et see külmutamine ise on juba nagu iseenesest nagu ma arvan väga oluline mõista, et see, mis meid väsitab, ei ole mitte see tunne, vaid selle alla surumine. Selle mitte tundmine, mida ma olen lapsest saadik õppinud, mina olen õppinud, ma arvan 50, ma ei tea, 3-4 aastat olen õppinud tundeid mitte tundma ja siis nüüd viimased aastad olen õppinud jälle neid tundma. Et see väsitab, kui ma pean mitte tundma. Ja see väsitab, kui ma võtan valet vastutust teiste eest, mitte see vastutus ei väsita iseenda eest, vaid vastutus, kus ma võtan mingi kellegi teise vastutuse endale, see väsitab. Ja kokku need emotsioonid alla surumine, mitte näitamine, vale vastutuse võtmine on see, kus tuleb see tohutu väsimus. Ja sellest hakkab alles aru saama umbes siis, kui ikkagi mingisugune kontakt hakkab kehaga tekkima, et millisel hetkel, mis asi tegelikult see väsitav asi on. Ehk et tuleme tagasi ikkagi ringiga sinna juurde, et kui mul endaga kontakti ei ole ja ma olen õppinud ära mingid kaitsemehhanismid, mis on tegelikult väga vajalikud olnud. No näiteks tunnet alla surumine. See alla surumine on ju aktiivne tegevus. Ja see tuleb kõik päritolu perest, nüüd me oma alguses tagasi. Just, et ma tahtsin just öelda, et ma olen õppinud tundeid alla surumine, see on aktiivne tegevus. See ei ole passiivne tegevus, aktiivne, see võtab energiat. Absoluutselt. Ma ei ole õppinud rääkima ise endast või kui ma olen proovinud rääkida, siis ei ole olnud turva eest kuulajat või kes valideeriks. Tuleme tagasi selle emotsionaalse ühenduse juurde. Et keegi pole loonud ruumi, kuhu ma saaks rääkida. Just, või siis kui ma hakkan endast rääkima, ta läheb automaatselt enda juurde ja räägib, kas tema on samasuguse olukorras või et mul on palju hullem olukord ja nii edasi, eks ole. Ja kui ma siis hakkan kuskilt, ma pean saama impulsi ja tõenäoliselt impulss tulebki, et ma olen kas liiga väsinud, juhtub mingi sündmus, ma satun kuskile olukorda, ma ei jõua enam alla suruda. Just, sest ma ei jõua enam toime tulla selle kogu jamaga ja siis sa nagu ütled ka, et ja siis mul on see vastutus ka teiste tunnetest veel. Surun enda tundeid alla, siis ma vastutan teiste tunnetest, mida ma ikka kokku. Ongi väga ressursimahukas. Oma elu jaoks ei jää üldse energiat. Ja siis peab midagi muutuma. Paraku. Jah. Nii et kuidas me siis otsi kokku tõmmates... Hea optimistlik noot. Ja otsi kokku tõmmates, Tiit, mis me siis saame kuulajale, vaatajale öelda, et mis oleks see, mida sa tahad südamele panna inimestele, olles siis ise 50-ndates praegu ja oled õppinud ennast rohkem kuulama, märkama, enda tunnetega kontaktis olema? Ja ma arvan, et kui nüüd rääkida sellest pärit jõuda tagasi sinna, et mis siis see vanemate vaheline suhe ja distants paari suhtes või siis distants ka vanemate ja laste vahel ja selline nagu mitte toetav emotsionaalne suhe või mitte ruumiloov emotsionaalne suhe põhjustab on see, et lapsed ei õpi ennast tundma sõna otseses mõttes, enda keha tundma, enda kehaga kontaktis olema. Et
et see omakorda põhjustab kõike seda, mida me siin nagu rääkisime, et võib selle uuesti otsast peale kuulama hakata ja siis tuleb see tegelikult, et mida kõike see põhjustab, et ja et kui keeruliseks see tekitab tunnete tundmise, otsustamise, enesehinnangu ja nii edasi ja nii edasi. Jaa, et kui ma ei ole saanud turvalist keskkonda enda tundma õppimiseks ja selleks on mul vaja peegeldust. Ja tundma õppimiseks. Just enda tundma õppimist, nii kehalist tundma õppimist, enda mõtete, enda istingute tundma õppimiseks, et mul tõesti on see tund kõike. Et kui keha tööriistana ei ole mulle kätte saadav ja mul ei ole aidatud seda tööriista enda hüvanguks tööle panna või pigem on öeldud, seda ei ole vaja. Siis ma hakkan kõik alla suruma. Just, et siis ma ei oska seda kasutada, surun alla, teen igasuguseid manipulatiivseid vangerdusi, panen vastutust teistele ja siis ongi võtan vale vastutust. Või võtan vale vastutust, eks ole. Et siis lähevad need tasakaalus asjad täitsa kõverpeeglisse ja siis on igal ühel juba väga loovad võimalused, kuidas me siit jätkame erinevaid suhtemudeleid, eks ole, tööalaseid suhteid kui ka eraelus suhteid. Et ehk et siis kõige alus on, kui sa oled tänaseks täiskasvanud ja sa tundsid ära iseennast, et sul on olnud keskkond, kus su ema, isa tegid oma parima armastaval moel, aga võib-olla polnud olemas emotsionaalselt, siis on sinu vastutus leida üles see kontakti endaga ja leia endale keegi, kes aitab sul tõesti toetada iseennast. Nii nagu Tiit, sina oled teinud, ma saan aru, ja nii nagu mina olen võtnud seda teha, et tuleks ka see isiklik vastutus ja nähtavale, et see, nii nagu me ATH-ga alustasime, et üks asi on see vabandus ja vabastus ja teine on see vastutus, et ise teha valikuid, mida sellest teadmiste pagasis siis kasutusele võtta, mida teisiti teha. Sama on ju ka iseenda tundmaks iseenda vajaduste tundma õppimisega. Et mida ma vajan, mida ma oskan, mida mul tuleb juurde õppida. Et see ei ole ju vabastus, vaid tee näitamine pigem endale. Et kuidas saada rohkem iseendaks ja olla ise oma elu lavastaja. Just. Aitäh sulle, Tiit, selle eest. Oli väga põnev vestlus erinevatel teemadel, ootamatutel teemadel. Mitmed küsimused jäid küsimata ja ma saan aru, kas ma kuulsin õigesti, et sa ütled, et kui meil oleks kindlad juhtumid ees, et siis oleks selgem sisse vaadata. Absoluutselt, sest ma arvan, et need üldised printsiibid on ikkagi nagu liiga üldised, et me peame lähtuma alati konkreetsest juhtumist ja siinkohal hea kuulaja vaataja, ma teen üleskutse, sest see on midagi, mis mu südamel on olnud, et ma tahan luua siia podcastiga ruumi, kus me hakkame konkreetseid juhtumeid ka terapeutide abiga avama selle mõttega, et mida me terapeutidena mõtleme ja kuidas võiks mingeid asju kas vaadelda, mõtestada, sest see võiks olla koht mitte lihtsalt keegi, kes tänavalt arutab sõbrannaga, vaid et süsteemsemat vaadet, selgemat vaadet, julgemat vaadet, aga ka mõtestamist, millele võib-olla kunagi varem mõeldud ei ole. Ja ma panen võib-olla siia juurde veel, et see ei ole ainult ju peresuhete teema, aga täpselt samuti kõik need mehhanismid toimivad igal pool organisatsioonides, töökeskkonnas, kõik printsiibid töötavad täpselt samamoodi. Just, mulle ikka meeldib, see on imeline, mulle ikka meeldib endal mõelda ka, et kui ma ühes kohas hakkan juba oskama midagi, siis see laieneb ka teistele pooltele, erinevatesse suhetesse, nii et aitäh sulle, Tiit, väga põneva vestluse eest ja olen veendunud, et see ei olnud sinu viimane kord, kui sa siin punasel diivanil istusid. Aitäh kutsumust! Aitäh, hea kuulaja vaataja, selline see tänane osa sai ja kohtume juba 2 nädala pärast uue külalisega uutel teemadel. Ole meiega!